Jou rahvas, siin Ralf. Selles videos üllatan ma oma kallist tüdruksõpra Ketlit. Seega ma loodan, et teile meeldib see video. Kindlasti smashige like buttonit ning teeme ära ka eelmise korra shoutouti. Eelmisest videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar. Shoutout sulle. Ning kui sul on soov järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Krabage popcorn ja nautige videot. Jou, we are at Rimi. Nii veider on ennast avalikus kohas filmida. Kas siin on mingisuguseid ilusaid legosid? Need punased on naissid, need roosad on naissid. Ma tean, et Ketlile meeldiks roosa. Samas see orhideed on siin väga ilusad. Siin veel. Mul ei ole õrna ju. Ketlile tegelikult isegi meeldi nii väga legod. Mulle meeldivad legod. See oleks Loki mulle rohkem kui talle. Kuule, ma ei võtnud seda kaktust endaga kaasa, on ju? Okei, davai. Olgu, siis ei ole midagi. Ciabattat. Võtab tomati ja mozzarella. Then we need tomatoes. Me leiame ilusaid maasikaid. Ma tahaks tegelikult õuest võtta, aga õues ei ole kuskil. Ja siin on nagu suuremad. Looki tahaks väiksemaid ja rohkem. Ja viinamarju võtab ka, viinamarju hele seeneta. Ma ei leia mitte kuskilt peekonikuubikuid, carbonara jaoks peekonikuubikuid. Ma tahan carbonaarat teha. Oota, aga siin on ka maasikaid. Need on looki ilusamad, äkki võiks siit võtma hoopis. Found them. Võtan 2 pakki. Ma võtsin mune, nüüd oma ja riiviuustu. Ja siis me saame teha kõige parema carbonara üldse. Okei, pastat on ka vaja, ma tahan spagettidega teha seekord. We gotta have some tortilla chips. Ma olen nii vähestes kohtades ainult viimasel ajal näinud seda piprapaaki. What the fuck? Pipromad on kõige parem, tavaliselt pipromad. Nacho cheese too, äkki need ajad. Vahetele võtan tavaliselt juustumad. Ja šokolaadi mul peaks kodus olema. Nii et saab teha šokolaadimaasikat ka. Ma arvan, et nüüd võib minna ja maksta ära. Mindset in a new spot, fuck a TikTok, bought a little watch. It's my time now with my cheese shop. Go fresh off a Sasquatch. Told me to keep it PC. Nah, homie, I'ma let the Mac fire. Everybody wanna be the man. I'm the homie, kind of money in the backdrop. Oh shit. Ilu tulestikku lastakse. Okei, mis ma ostsin? Lezipsi, siin banaane endale. Need those bananas, bruv. Toidu kõrvale ciabatta koos pesto, tomati ja mozzarellaga. Ma ostsin pikniku juustu, spagette, obviously carbonara jaoks, 2 pakki peekonikuubikuid. Ma ostsin maasikaid, sest šokolaadi on ja siis ma saan šokolaadi maasikaid teha. Nestiid, tomatid ciabatta peale, mozzarella ciabatta peale ja riivjuust pasta sisse, munad ja viinamarjad. Munad mulle hommikusöögiks mulle väike keedumuna, aga läheb pasta sisse ka seda muna, toorest muna. Mul on tegelikult võeti vorsti ka, nii et seda pole ma õhtusöök. Ma loodan, et ma saan üldse nagu normaalsel ajal need asjad valmis. Ma pean vist enne tegema ikkagi valmis kahjuks, sest ma pean Ketlile üks hetki järgi minema, kui tal lennuk jõuab. I don't know. Eks me näen lihtsalt. Mul läks päris pikalt aega, et koristada kogu kodu ära, aga kodu on korras. So cute! Ma sain teada, et Ketli jõuab väga hilja. Ta jõuab 11:30 alles Tallinna ja siis ma pean talle järgi minema. Ja praegu kisub räigeks tormiks, nagu räigeks tormiks. Taevas on juba halliks tõmmanud ja tuul tõusis. Ma panin kõik aknad juba kinni. Puud täiega liiguvad nagu täiega. Mul on kõht mega tühi, seega ma arvan, et ma teen esimese asjana pasta, siis ma teen maasikad valmis, et need külmkappi panna ja siis vaikselt, ma arvan, valmistab snäkid ette. Et siis oleks õhtuks nagu snäkid ja värki kõik juba olemas. Küll aga ma arvan, et Ketli tegelikult koju jõudes ei taha pastat. Ma ei usu, et tal kõht nii tühi on. Seega, sellepärast ma teen praegu pasta juba. Praegu ma muidu sööks mingi võikut või midagi lihtsalt. Söön kõhu täis, siis mul on energiat, ma ei ole täna korralikult mitte midagi söönud. Ja teeme nii kiiresti pasta carbonara valmis kui võimalik. Mul kõht nii fucking tühi. See kõht räägib minuga. Vaadake seda mappi korraks, palun. Ma asun siit Tallinnast veidike paremal pool. Torm on täielikult mööda läinud, sihib siia Pärnu kanti ja mina olen clear. Ehk siis see tähendab, et Ketli tõenäoliselt saab ilusti koju tulla. Ai, vesi keeb. Hakka kõige suuremat kogust tegema. Üldiselt ei tee tegelikult seda muna juustu mögina, et pannil soojaks, sest et ei taha, et muna hakkaks nagu praadima. Aga ma ei tea, praegu see tuli nagu it's nice. Ma lammutan selle ära ja siis ma hakkan šokolaadimaasikaid tegema. Aga praegu on vaja mingisugust YouTube'i videot.
taustale. Vihkan spagettide söömist, aga ma tahtsin spagette seekord teha. Nii, okei. Mine muffi. Oh my god. See võib-olla on kõige parem pasta carbonara, mis ma olen teinud. See on nii kreemine reaalselt. Holy. Ma olen kreemi mees praegu. Kõige lihtsam 10 minuti roog peale kiirnuudita. I'm lost in the sauce. Head isu. The Fall Off on selle aasta kõige parem album. Võib-olla selle 10. Üldiselt tehakse šokolaadimaasikaid tumeda šokolaadiga, sest et maasikas ise on magus ja siis tume šokolaad sobib sinna. Me teeme heledaga, Ketlile meeldib selle annekese šokolaadiga. Korras võll. Ma enda arust pesin käed puhtaks. Rätik täiesti pasane. Ma panin šokolaadimaasikad külma. I guess nüüd on natukene vähem kui 2 tundi on aega. Maasikad saavad selle aja jooksul mitte ära sulada, aga siis tahestuda. Mida teha küll järgnevad 1,5 tundi? Alrighti poisid, mis meil siis selleks snäkilauaks on? Fott, juustupulgad ja viinamarjad. Ma ei tea, kas seda ciabattat hakata praegu tegema. Ma tahaks, et ta oleks fresh, ehk siis ta peaks olema ahjus. Kas ma võtan ta välja? Ma ei tea, kas on mõtet. Would be nice, ma eeldan, et Ketlil on kõht tühi ka, aga samas ta saab pastat süüa. Okei, ma obviously palju ei hakka siia panema. Ma panen viinamarjad siia äärde. Oleks pidanud kuivatama võib-olla neid. Fapsi teisi. Siis panen fotti. Ketli tegelikult isegi söö eriti seda fotti, aga that's for me. See on mu lemmikvorst. Täpselt see. Siukse disainiga peab olema, siis see on kõige parem. Ma olen terve lati pannud ühe õhtuga alla. Nagu... Näiteks kui me vaatasime Walking Deadi, ma panin ühe õhtuga terve selle lati alla. See oli natukene palju. Kui te uurite, kus Ketli käis, ta käis matkamas. Koostin siuke koht nagu Shrekland. See on põhimõtteliselt siukses vesises rabas, kus on Shreki kodu tehtud ja kõik need eeslid ja asjad seal. Ta on ülisuur Shreki fänn, ma ei ole ausalt öeldes aru saanud nagu I love Shrek. Aga ma ei tea, miks ta on nagu liiga geeked. Ta on kõik taustapildid ja asjad on Shrekid ja nii. Ta on isegi tahtnud, et minu hüüdnimi oleks Shrek ja tema oma Fiona. It looks sad. Siia oleks vaja seda saia ja mingid juustuvalikuid ja vorsti valikuid juurde. Ma arvan, et ma pääsin selle ära sellega, et ma panin natukene krõpsuse. Väike tere tulemast koju. Date night with my waifu. No nii, aeg on naisukesele järgi minna. See obviously ei ole mingisugune suur üllatus. Meil on tihti sellised õhtud, kus meil on reaalselt enam-vähem samad snäkid, sama toit. Just tahan midagi nice'i teha. Ma olen nii elevil, et teda näha. Ta ei olnud isegi nii kaua tegelikult. Üleeile läks. Nagu tehniliselt siis 3 päeva, aga reaalsuses 2,5 põhimõtteliselt. Kui sedagi. Võib-olla ajaliselt tervelt on nagu 2 päeva. 2 ööd oli vähemalt. Ma võtsin Ketlile blindfoldiga kaasa, et siis ukse juures ma saan talle blindfoldi ette panna. Plaan on vähemalt selline, et siis ta saab tuppa tulla, juhatan ta elu tuppa. Siis ma toon, ma jätsin praegu snäkid välja. Šokolaadimaasikad on külmkapis, joogi võtan ka välja ja siis peaks vist Gucci olema. Hakkame koos jalkat vaatama. Täna on Norra ja... Kes mängivad? Norra? Norra ja Inglismaa, holy shit! Ma panen teid maha. Mul on vaja sõitmisele keskenduda. Kuigi tegelikult võiks mussi kuulata. Ma ei pannud mussi tööle. Täiesti lõpp see kuradi. Kummitab mind nii räigelt. Ei, sa brokid, don't be... Nagu ma rääkisin gaming videos just hiljuti. Soovige midagi. Ma ei lähe rongi alt küll, aga soovige midagi. Nii harva näeb rongi. Ma just rääkisin gaming channeli videos. Me oleme see aasta nii blessed. Meil on nagu ülipalju häid filme, ülipalju häid mänge. We are getting so blessed right now. Nagu meil antakse nii palju head contenti. Ja tegelikult ma jätsin välja muusika, sest muusika osas, holy shit, see aasta. Ma tean, et Iceman paljudele ei meeldib. Mulle meeldis Iceman. I don't know.
minu arust Iceman oli okei, it was fun, mul on seal lood, mis mulle väga meeldivad. Need 12 albumit, mis seal olid, not that much, need ei olnud minu tassteed nii-öelda. J. Cole'i Fall Off, nagu ma mainisin juba, Album of the Year minu arust. Esimesel kuulamisel ma isegi ei olnud nii suur fänn, aga muusika, filmide, mängude, absoluutselt kõigega, mis välja tuleb, olen hakanud laskma nagu seedida nii-öelda. Ma soovitan nagu teistel ka seda teha, kuna ma olen, ma ei tea, mingi aastast 2017 äkki, 2018 väga põhjalikult jälginud sotsmeediast oma lemmikuid artiste ja neid, kes teevad reviewsid ja üldse nagu sotsiaalmeedia nii-öelda tagasisidet albumitele ja filmidele ja värki. Väga palju on esmareaktsioone igal pool netis üleval ja mulle see eriti ei meeldi tegelikult. Esmareaktsioon on okei, aga see ei ole minu arvates vähemalt su lõplik arvamus ju. Kui sul sisuloojana tuleb esmareaktsiooni video välja, mis on totaalselt fine, mulle meeldib neid vaadata, siis sinu arvamus võib väga suuresti mõjutada su jälgijate arvamust. Ja minu arvamus näiteks Fall Off albumil oli, et J. Cole arvatavasti räpib kõige paremini, mis ta on nagu kunagi räppinud, aga mulle ei meeldinud see album nii väga. Ja ma kuulasin mingi 2-3 korda uuesti, lasin sellel, ma ei tea, mingi pool kuud äkki seista või midagi taolist. Ja nüüd see on mu lemmikalbum ja see on potentsiaalselt ka mu lemmik J. Cole'i album. Ja seal on nii palju laule, mis on sellised, mis ma tunnen, et on nagu songs of a lifetime, nagu eluaja laulud nii-öelda. Nii et sa terve edaspidise elu kuulad neid laule, need panevad sind tundma asju, mida sa ei teadnud, et sa isegi suudad tunda. Sellepärast mulle ei meeldigi eriti esmareaktsioonide andmine nii-öelda või arvamuste jagamine, sest et holy shit, kuidas asjad võivad muutuda, kui sa lased neil natukene seedida. Kes see tuleb? Tere! Sa võtad selle ette panema? Miks? Kas me võime lihtsalt siia nii näida? Ei. Aga ma ei saa siduda ju. Head asju täis. Said. Ja nüüd rohkem sa edasi ei pea minema. Nothing crazy. Lihtsalt pimedas siin. Oota sekund, on ja? Kas ma jaan on ära võtta? Ma ei tea, ma ei näe sees. Võime ära võtta. No teen sinna. Jah. Nii. Ei või tulla edasi. Ma tegin... Ma mõtlesin, et see on siuke väike nagu date night ikka, kui koju jõuame. Ja noh, pastat saad ka süüa, kui on kõik tuli. Koju tulek! I love you, Pugin. Ja ma koristasin kogu korteri ära. Ja ma tegin šokolaadimaasikad ise. Ja ma tegin süüa. Proovi ühte šokolaadimaasikat. Arvad, et ma saan pidama siis? No lihtsalt, et nagu siis ma tean, kas tulid üldse nii head, kui need, mis sa üldiselt teed. Kuidas need said tulla mitte nii head? No ma ei tea ju täpselt neid koguseid ja... Sa tead maasikasortide valimist ka parem. Nagu oleks nii palju sorte meil. On hea, jah? Shownjam. Kas sa oled valgus või? 20 minta on käinud. Esimene poolaeg. Holy shit, Norra just lõi värava. Ketli. Oh my god, we're winning this. We're winning this. See oli ilus värav ka. Postist värav ka, what the fuck. Rahvas on nii Norra poolt, see on crazy nagu need kommentaatorid on ka lihtsalt Norra! Ma olen selle filmimise täiesti ära unustanud, aga manch on söödud, šokolaadimaasikad on söödud. Ketli 1, šokolaadimaasikat 0. 7 minutit lisaaega, 1-1 seis. Ole edasi nüüd. Inglismaale just ära või? Norra kaotaski. Väga huvitav mäng oli, Inglismaa lihtsalt oli parem. Ma ei ole isegi nii suur jalkafänn. Ma isegi ühes vlogis ütlesin, et mulle meeldib koss rohkem. MM ja EM on nagu vinged ikka. Oi.